Tere! Mina olen Heli Künnapas. Mõned tunnid tagasi käisin Kanal 2 õhtusaates rääkimas sellest, kuidas meie 5-lapselises peres on koduõppe siiani kulgenud. Et nad kutsusid mind sinna saatesse, ilmselt lootsid kuulda, et kuidagi kõik asjad käivad üle, aga tegelikult oli mul hoopis vastupidine jutt neile rääkida. Kuna see saateaeg läks kuidagi nii kiiresti ja mulle tundus, et kõik, mis ma tahtsin öelda, jäi tegelikult ütlemata, siis ma mõtlesingi, et jagan teiega siin veel mõningaid mõtteid, kuidas siis koduõppe meil tegelikult kulgenud on. Ütlen kohe alguseks ära, et meie pere ei ole tegelikult samas olukorras nagu enamus Eestimaa peresid hetkel on, sest meil oli koduõppe osaliselt juba käimas ja aprillikuu keskpaigast oli see meil nagunii plaanis. Sest meil olid siiamaani on aprilli keskpaigaks lennupiletid Ameerikasse ja pidime kogu perega ära lendama. Hetkel lendamise kohta me ei tea, kuidas see läheb, aga koduõpet siis me hakkasime natuke varem pihta, nüüd lihtsalt tuleb seda siis rohkem teha. Plussid meie jaoks hetkel. Igatahes esimene on see, et õpetajad on väga abivalmid, olemas, aitavad. See on hästi tore ja hästi toetav, nii et mina tunnen küll, mul on 3 koolilast ja kõigi 3 koolilapse klassidega, et kuidas õpetajate poolt nagu on kogu toetus ja tagasiside ja kogu info olemas. Siis hästi suur pluss on see, et lapsed saavad tööd teha omas tempos. Ma näen seda, et mul lapsed jõuavad hulga rohkem tehtud ja see jõuab neil hulga rohkem kohale, kui see, kui nad koolist tulles, kuidas nad nagu infot vastu võtavad. Et vähemalt minu laste puhul on küll oluline see, et nad saavad ise määrata seda, kui kaua nad näiteks ühte või teist ülesannet teevad. Ja loomulikult ka see päeva korraldamine on hästi oluline olnud, et on võimalik vahelduvalt panna selliseid lihtsamaid tegemisi ja keerulisemaid, näiteks vahepeal see õues käimine või siis pilli harjutamised ja siis jällegi nii-öelda akadeemilisem õppimine, et seda kõike saab nagu kodus rohkem vahelduvalt panna, nii et päev oleks kuidagi ühtlasem ja rohkem tasakaalustatud. Siis järgmine pluss on see, et mu laste digiteadmised on kindlasti väga palju kasvanud. Ütlen kohe miinusena ära, mis oli algul miinus või keeruline meie jaoks, oli see, et esimestel päevadel tuli tohutult palju endale selgeks teha, mitte tohutult, aga päris mitu erinevat programmi, mitte ainult e-kool ja Opik, vaid seal oli veel erinevaid, mille kaudu siis lastel olid kas videokõnena tunnid või tuli lindistada mingit infot ja veel kuhu üles panna vastuseid, et nagu erinevaid variante. Ja nüüd, kui algul lapsed ei osanud enamusi neist kasutada, sest polnud lihtsalt vaja olnud, siis nüüd on paari päevaga juba laste oskused nagu päris palju kasvanud sel teemal. Järgmine pluss on see, et meie lapsed on muutunud hulga õppimisest rohkem huvitatuks. Et kui nüüd on see, et nii, hakka nüüd õppima, siis hulga lihtsamalt minnakse sinna laua taha, võetakse asjad ja hakatakse tegema. Et kui peale koolipäeva, siis oli võib-olla, et väsimus ka aga siis oli seda vaidlemist nagu hulga rohkem. Et nüüd on sellist soovi ise teha hulga rohkem. Ja loomulikult hästi oluline minu jaoks on see, et selle kodu või kooli ja õppimise siis tööelu nagu pere ja tööelu tasakaalustamise mõttes see koduõpe, et ma näen seda tõesti kui võimalust, et me kõik näeme seda, kui võimalik tegelikult on laste kõrvalt töötada. Kõigil ei ole. Aga see praegu, et me oleme sunnitud kõik nagu ühtviisi proovima, kui palju. Et kindlasti paljud inimesed praegu meie seast mõistavad, et laste kõrvalt või kodust on hulga rohkem võimalik töötada, kui nad siiani arvasid, et on. Mina olen aastaid laste kõrvalt kodus töötanud. Jah, mul on väga palju töid tegemata jäänud, sest kas lapsed on haiged või on kodus või segavad ja mis iganes. Aga samas ma arvan, et mu lapsed on väga palju võitnud sellest, et ma olen teinud oma töid nagu teistel aegadel ja kuidagi töögraafikuid kohandanud, nii et see pereeluga kokku sobiks.
Aga taaskord ma tean, et kõigis ametites ja kõigi inimeste jaoks see pole võimalik, kuid lihtsalt praegu on nagu sihuke sunniviisiline katsetamine. Ja just oma Facebooki nagu seinalt ma näen väga palju minu tuttavaid ja sõpru on avastanud, et ohoo, et tegelikult saabki päris palju kodukontoris tehtud ja samal ajal saab vahepeal olla lastega ja selle vahepeal tööd teha, et just selline tasakaalustatud elu katsetamine, nagu on praegu meist paljude jaoks võimalik. Miinused. Et jah, lapsevanemana ma olen praegu suurem osa päevast õpetaja ja kõik muud ametid, mis on vajalik selleks, et lapsed saaks oma asjad õpitud. Ja kui tänasel õhtusaate eel mu käest ka enne lindistust või enne seda otseülekande algust küsiti, et kas mind nagu ära ei väsita, et mind muudkui emme kodus kutsutakse, siis meil on vastupidi. Minu lapsed on mind õpetajaks kutsuma hakanud. Ja mitte üks kord, vaid ikka päris mitu korda. Nii et kogu minu päeva hallatus nagu, et see on küll, või et ma olen hõivatud nagu päev otsa sellega, et see on tulnud juurde. Siis jah, arvutiprogrammidest rääkisin, et see oli selline esimeste päevade õppimine, et kõik need paroolid ja asjad paika saaks ja kõik kontod ja asjad olemas oleks. Et nüüd on lihtsalt veel see, et kuna me kasutame siin ühte arvutit ja ühte tahvlit ja mõnda telefoni, siis käib pidev selline sisse-välja logimine. Nii et iga kord tuleb vaadata, et kes siis viimasena sees oli või iga kord tuleb siis uuesti sisse logida. Et ei ole see, et sul on oma nagu arvuti või tahvel, et sinu asjad on kogu aeg seal sisse logitud, vaid ongi pidev logimine muudkui käib. Esimestel päevadel oli hästi keeruline see, et õpetajad ise ka ei saanud aru kohati, kuidas nad asju tahavad, mida nad tahavad, kuidas esitada, kuhu, kui palju. Ja siis oli nagu mõtlemist, et kuhu nüüd midagi saata. Ja praegu, kui mul on ka 4 klassi või 3 klassi, siis praegu mina pean ka nagu veel aitama lastel meeles pidada, et milline õpetaja kus mida nüüd tahtis. Aga vähemalt õpetajatel endal hakkab nagu välja kujunema, et milline õpetaja kuidas tahab mingi asja esitamist. Sest näiteks seda me oleme mitmed korrad nüüd pidanud tegema, et mõned ülesanded lapsed on pidanud uuesti tegema, sest tehti ülesanne ära ja siis tegelikult tuli välja, et sealt otse selle lehe pealt ei näegi õpetaja infot, tuli uuesti teha ja siis ikka pildistada üles need arvuti ekraani pildid ja saata, nii et või screenshotid siis teha. Ja et selline nagu segadus, et sellist ületegemist on praegu meil küll olnud lastel päris mitmel korral, kus tuleb nagu ülesandeid mitu korda teha. Loomulikult on miinuseks see, et hästi palju lapsed peavad arvutis istuma. Meie oleme hästi oma lapsi kasvatanud suht nutivabalt, sest tõesti neil pole olnud siiani väga palju asjalikke asju, mida nad oleks pidanud sellest kas arvutis või telefonis tegema. Ja siis olemegi pigem piiranud seda aega, et ka mittemõistlikke asju ei tuleks siis sellel telefonis ega arvutis teha. Aga nüüd on jah seda arvutiaega nagu juurde tulnud. Üks miinus meil esimestel päevadel oli veel see, et oli nagu ette nähtud tööde esitamise ajaks kell 4, mis isegi kui ma kodus olin lastega, oli suht ebareaalne, sest tõesti, kui päevasel ajal lapsed veel väljas käivad, teevad oma nii-öelda kehalise kasvatuse tunde ja neid vahepause, siis kella 4 oli meil ikka suht raske valmis saada. Ja näiteks pilliharjutamised on meil veel juures, pillitunnid, et pillitunnid näiteks on Skype'i või siis Facebooki Messengeri teel nüüd toimunud ja need asjad on tihti ka päevasel ajal. Nii et jah, kui veel vanemad töötavad ka, siis kella 4 on ikka suht ebareaalne oma tööd valmis saada. Nii et see on nagu üks asi, mis kindlasti teeks selle EOP lihtsamaks, kui see aeg nagu oleks vabam, et millal tööd esitada. Et mitte see, et mitme päeva jooksul, aga just see, et näiteks järgmiseks hommikuks või kuidagi vabamalt igatahes. Et just ka peale tööpäeva lõppu saaks lastega teha. No minu suur miinus on see muidugi, et ise ma nüüd selle ajal enamasti ei tööta. Et kui ma ikka lastega päev otsa ära olen, siis enamasti hakkas mu tööpäev niigi kell 9 või 10 õhtul, aga nüüd viimased päevad on suht nagu selline, et ei jõua nagu väga enam midagi teha. Aga muidugi nüüd täna olen ma juba suht siuke optimistlikum ja tänasene päev ikka kulges kuidagi hulga sujuvamalt. Nii et ilmselt hakkavad minu tööajad ka tagasi tulema. Muidugi kirjaniku ja kirjastajana on üldse praegune olukord suht keeruline,
sest enamus raamatupood on kinni, raamatukogud on kinni ja ka kaup on kuskil kinni, et uued raamatud näiteks, ma ei teagi, millal jõuavad kohale. Aga praegu on jah, e-raamatud on siis see, millele nagu ma kirjanikuna loodan, et selline suht ärevus on ikka sees nagu, et kui mõelda järgmise kuu sissetulekute peale. Aga ma saan aru, et ma ei ole ainukene, aga lihtsalt, et see on nagu see olukord. Nii. Aga siis üheks miinuseks on jah veel selline, et ühtsuse süsteemi puudumine, aga ma saan aru, et see on ka selline siis lihtsalt sisseelamise aeg ja näha on, et iga päevaga tuleb seda nagu juurde ja hästi hea on näha, et tegelikult asjad loksuvad paika ja seda suht kiiresti ikkagi. Kui nüüd midagi soovitada, et kuidas koduõppe siis paremini kulgeks, siis minu soovitus on olla rahulik, võtta asju teadmisega, et me ei suuda õpetajate tasemel nagunii lapsi õpetada. Saame oma lapsi lihtsalt toetada, suunata ja kui ei jõua kõike tehtud, siis ei jõua. Samas tuleb anda endast lihtsalt parim ja ei saa rohkem teha. Et kui sinu parim on see, mis sa teed, siis lihtsalt tuleb püüda natukene veel parem olla, aga ei saa nagu, pole mõtet ise närvi minna ja lapsi närvi jääda, sellepärast, et keegi ootab midagi rohkemat. Et tuleb lihtsalt teha nii palju kui võimalik ja natukene rohkem, aga mitte üle võimete. Ja loomulikult see, et kodutööde puhul järjest lihtsalt teha neid. Et kuigi ma just ütlesin, et mitte teha rohkem, kui sa jõuad, aga just, et järjest ikkagi teha, mitte jääda ootama, et nüüd on puhkus ja hea ja rahu ja vaikus. Et tegelikult see on ikkagi kooli aeg ju kõigil ja kui tööd on ikka järjest tehtud, siis on hulga lihtsam, et kogu aeg sellist järge peal hoida. Ajagraafikutest, et kui mina olen kogu aeg olnud selline hästi ajagraafikute inimene ja olen siiani, et mul on kogu aeg kalendermärkmik, kuhu ma märgin kõik asjad, mis on vaja ja kõik igasugused nädalagraafikud, kuugraafikud, ma on kõik tehtud, sest see on ainukene viis, kuidas lihtsalt kõigi meie pereliikmete tegemisi kuidagi järje peal hoida ja kuidas kõik toimima omavahel panna. Aga praegu ma tõusen tõesti hommikul selle teadmisega, et ma vaatan, kuidas päev läheb. Esiteks juba sellepärast, et e-kooli tihti ilmuvad ülesanded alles hommikuks. Ma ei saa eelmisel õhtul panna kogu päeva paika. Siis teiseks lastel ma vaatan seda, kuidas töövahendeid jagada, et kellel millised ülesanded, kes peab tegema arvutis, kes saab tahvlis teha, kes teeb hoopis paberil. Et ma pean nagu seda jagama, et kõik omavahel toimiksid. Ja siis veel loomulikult tuleb arvestada sellega, et üks meil siin tahab magada veel lõuna ajal. Siis pilliharjutamised, et kuidas need asjad kõik omavahel, et mis millega nii-öelda kokku sobib. Ja kui me sellist nädala ajagraafikut, kui septembris kooliaasta algab, paneme paika ajagraafikut mingi paar nädalat, siis nüüd on tegelikult täpselt see aeg jälle, et sellised pillitunnid ja muud nagu kaugemalt tehtavad tunnid, neid siis graafikuid jälle paneme vaikselt paika siin. Aga üldiselt mulle tundub, et meil asjad toimivad hetkel. Lapsed on rahulikumad, et näha on, et õhtu lõpeb, isegi kui see päev on pikem, siis õhtu lõpeb rahulikult. Ei ole sellist nagu väljapoolt tulevat sellist särisevat energiat ja ärevust, mis nagu koduseinte vahele tuleks. Ja tõesti lapsed teevad rohkem või parema meelega enda ülesandeid ja kuidagi jah, rahulik on see. Aga me jätkame õppimist, nii nagu kõik teisedki. Ja eks see näha ole, et mis edasi saab. Aga oma blogis ma hoian jälle kogu aeg ikka silma peal, et kuidas meie perel läheb ja vaatame, kuidas ka teistel läheb. Loodan, et me kõik saame hakkama, sest tegelikult on eesmärk see, et lapsed saaks uusi teadmisi, me ise laste kõrvalt saaks uusi teadmisi, et oleks tore. Ja ma arvan küll, et praegune on väga hea võimalus lihtsalt oma perega koos olla, oma lapsi ja elukaaslast ja kõiki mitte tundma õppida, aga et rohkem nendega koos olemist nagu nautida, või mõne puhul äkki ka tundma õppida. Et meil on ka sellepärast lihtsam, et me oleme niigi nagu hästi palju koos ja just ka kõik see koolivaheajad ja muud, et kuna me elame maal, siis lapsed ei pea kogu aeg kuskil ära käima, vaid ongi kogu aeg omaette ja siin koduümbruses tegutsevad, mängivad ja neil on siin niigi palju tegutsemist võimalusi. Ja
aga jah, ma saan aru, et korteris kindlasti või väikestes ruumides on see olukord natukene teine. Nii et ma ei ütle, et kõik peaks samamoodi tundma nagu meie, aga meil hetkel asjad lähevad hästi. Nii et rahulikku meelt meile kõigile ja jätkame teed!